Üheks poiste meelisasjaks oli vibu. Selle tegemise oskus on kandunud edasi läbi aegade isadelt poegadele. See noormees kannab endas pärimust, mis ulatub mitu põlve tagasi, mil ta oli enamus oma ajast õues. Ka tema lapsepõlv möödus värskes õhus. Esimese asjana tuleb leida sobiv vibupuu. Selleks ei pea minema ilmtingimata metsa. Vahel saab hakkama ka koduaias leiduva materjaliga. Kõige olulisem vast ongi leida piisavalt tugev, aga painduv oks. Selleks sobib näiteks paju, mis on sirge, aga paindlik. Kui hakata oksa lõikama, siis tuleks jätta ka väike varu. Vibu pikkus valitakse kasvu ja jõu järgi. Puhasta oks lehtedest, et alles jääks sirge vars. Et meisterdamine mööduks kergelt ja vaevatult, vali edasiseks tegevuseks looduskaunis tasane paik. Selleks, et vibunöör paigalt ära ei libiseks, tehakse oksa mõlemasse otsa süvendid. Nüüd seo tulevase vibu alumisse otsa nöör. Seejärel toeta see ots maha, painuta oksa ja kinnita nööri teine ots nii, et see jääks pingule. Noole paremaks püsimiseks tee süvendid ka vibu keskele. Nooled teeb peenetest sirgetest, puhastatud okstest. Noole teravik on raskem ots. Ja valmis nad ongi. Nüüd saab tõeline lõbu alata. Tegijatel ikka juhtub ja vahel kipuvad vibud murduma. Aga kui kõik toimib, on vibust rõõmu tundideks.